27. kiri. Kuidas saab teise inimese surm minule andestuse tuua? 14. august 1991. Kallis Greg, vabanda, et mul võtab sinu kirjadele vastamine viimasel ajal palju aega. Usu mind, see ei väljenda minu kahanevat huvi meie kirjavahetuse vastu. Pigem näitab see, kui palju ma iga sinu kirja üle mõtlema pean. Sinu viimane kirja ajas mind segadusse. Mõte, et reeglid on selleks, et meid ajandada vastu võtma lunastus kui kingitus, on küll väga revolutsiooniline. Ma pole kunagi midagi taolist kuulnud. Mingis mõttes tundub, nagu püüaks keegi niimoodi pahest head teha. Justkui keegi ütleks, kuna ma ei suuda kõrgete standardite järgi elada, siis ma lihtsalt ütlen, et standardite eesmärk on mulle ilmutada, et ma ei suuda nende järgi elada. Teisest küljest on sinu Jeesuse õpetuste tõlgitsemine minu jaoks vägagi vastuvõetav. Sinu seletus on mõtestanud minu ammuse tõekspidamise, et mitte kellelgi pole absoluutselt võimalik pidevalt Kristuse ideaalide kõrgusel elada. Kes ütlevad endid seda tegevat, on kas julmad silmakirjatsejad või enesepetjad. Mis minusse puutub, siis juhul, kui sinu tõlgendus teebki lihtsalt pahest hea, siis läheme kõik, kristlased kaasa arvatud, niikuinii põrgusse. Kui sul ei ole õigus, siis õiguse omamine pole üldse tähtiski. Aga Greg, mul on veel üks oluline küsimus, millele ma tahaksin vastust saada. Kogu meie kirjavahetuse jooksul oled sa öelnud midagi sarnast, et Jeesus suri sinu pattude eest. Sinu sõnum paistab olevat, et Jeesust karistati minu tegude pärast ja temasse uskudes saan ma õigeks Jumala ees. Ma olen seda ennegi kuulnud, kuid pole kunagi aru saanud. Ma lihtsalt ei mõista, kuidas see võimalik on. Kuidas võib ühe inimese 2000 aasta tagune surm minule andestuse tuua? Kuidas võib täiuslikult õiglane Jumal karistada Jeesust minu pattude pärast ja siis lasta mind vabaks, väga hästi teades, et ma olen ikkagi põrgulikult, nii-öelda otseselt süüdi? Miks ta ennast üldse sellega vaevama pidi? Kindlasti oleks mõni lihtsam võimalus ka olnud. Nagu alati, jään ootama sinu vastust. Alati armastuses, Isa. 16. august 1991. Kallis Isa. Mul on hea meel, et sa oled meie viimaste kirjade üle palju mõelnud. Kuskile pole kiiret. Nii, et võta aga vabalt nii palju aega, kui sul iga kirjas läbiseedimiseks läheb. Ma loodan, et sinul ja Jeanil läheb hästi. Kas Jean on juba endale uue töökoha leidnud? Mulle tõsiselt meeldis, mida sa oma viimases kirjas Jeesuse õpetuste ideaalide kohta ütlesid. Kui need pole mõeldud meid täielikult armu juurde viima, siis oleme kõik kadunud. Just nii see ongi, Isa. Üks eelis, mis ilmselt meiesugustel ilmalikel inimestel hästi kasvatatud religioossete inimeste ees on see, et me kaldume Jeesuse õpetuste kesksest mõttest kergemini aru saama. Me teame, et meil ei ole teist võimalust. Variseride sarnastel inimestel, kes hoiavad enda läikema löödud imidžit, on palju suurem kalduvus arvata, et nad on ise piisavalt pühad ja võimelised oma heade tegudega Jumala heakskiidu välja teenima. Seega võivad nad suurema tõenäosusega võtta Jeesuse õpetusi kui väljakutset nende endi õigeks tegemise pingutustele. Mida raskem õpetus, seda suurem nende pingutus. Seega, kui Jeesus ütleb, olge sama täiuslikud kui Jumal, siis nemad ei murdu katki ega hakka armu paluma. Nad püüavad meeleheitlikult seda saavutada ning nende jaoks päästmine sellest sõltubki.
Variseride arusaam pole mitte ainult oluline Jeesuse õpetuste vääriti mõistmine, vaid see on ka äärmiselt hävitav. Kes tõesti usub, et tema päästmine sõltub enda headest tegudest, saab elada vaid iseendaga end veendes, et ta tegelikult ongi piisavalt täiuslik Jumala jaoks. Aga kuna kõik inimesed on patused oma südames, mõttes ja ka käitumises, siis sellise perfektsionismiga kaasneb religioossete inimeste eriline asjatundmine enesepettuses elamise alal. Nad peavad, nagu sa ütlesid, ennast pidevalt petma. Nad peavad süstemaatiliselt alla suruma iga sisekaemusliku mõtte, mis neile ütleb, et nad ei suuda Jeesuse väljakutset vastu võtta ja tema ideaalide järgi elada. Sellepärast ongi seadust järgivad religioossed inimesed väga pealiskaudsed. Juhid rohkem kui teised, sest juhid on oma nii-öelda edukuse selles enesepettuse mängus tõestanud. Kõik, mis ei sobi kokku religioosse imidžiga, mida nad pingsalt hoida püüavad, tuleb lihtsalt vaiba alla pühkida. See peab kaduma allapoole nende teadvust. See on lihtsalt haige, sest niimoodi ei saa lahendatud ükski probleem nende elus ega saa parandatud ükski haav. Kõik emotsionaalset ja vaimulikku haigust käsitletakse süüdistusena ja kaetakse seetõttu religioosse teesklusega. Päris ilmselgelt on tagajärjed hävitavad. Scott Peck ütleb, et iga neuroos on tõele näkku vaatamisest keeldumise tagajärg. Reaalsust on võimalik ajutiselt läikima löödud välimusega katta, kuid lõpuks võidab ikka tegelikkus. Sellepärast ongi vaid seadust järgivad inimesed ja kogudused vahel nii halvasti toimivad. Nad matavad kinni kõik, mis peaks välja tulema. Ma arvan, et Jimmy Swaggart on sellest klassikaline näide. Igal juhul, minu arvates on päris selge, et Jeesuse õpetuste keskne mõte oli teha vastupidist sellele, mida teeb vaid seaduse järgimine. Selle asemel, et ajendada inimesi meeletult pingutama, kuni me lõpuks oma sisemise elu patusust täielikult eitame, püüdis Jeesus teha lõpu kõikidele inimese enda pingutustele, et me võiksime näha oma sisemise elu patust tegelikkust. Ja see toimib, kui teda õigesti kuulda. Kui inimene näeb Jeesuse ideaalide võimatust, kui ta lõpuks loobub enesepingutustest Jumalale mulje avaldamiseks, kui ta mõistab, et kõik, mis ta omab Jumala ees, tuleneb Jumala tegudest ja mitte tema omadest, siis on inimene vaba elama oma elu reaalsusega. Siis on inimene vaba olema avatud ja aus kõigi oma vigade, puuduste, pattude ja nii edasi suhtes. Ta näeb, et miski ei sõltu teesklemisest, et ta on keegi, kes ta tegelikult ei ole. Minu sõber Jeff Van Vondren ütleb tihti, vaid siis, kui väline on ebaoluline, saab tegeliku olemusega tegeleda ja seda muuta. Ja iga psühholoog võib sulle kinnitada, et just selline tegutsemisviis on vaimse ja emotsionaalse ning vaimuliku tervise keskmeks. Ühesõnaga, Kristuse rist ja Jumala arm tähendavad, et Jumala ees on okei olla tegelik, aus ja seega ka terve. Inimese suhteline hea või halb olemine on täiesti kõrvaline küsimus. Arm on, nagu sa nii ilmekalt väljendasid, isa, üks pagana revolutsiooniline mõiste. Vabanda, et ma jutlustama hakkasin, aga minu arvates on see mõiste kristluse kõige olulisem ja samas ka kõige enam vääriti mõistetud põhimõte. Aga las ma lähen nüüd Kristuse surma juurde ja vaatame, kuidas see sulle andestuse võib tuua. Olles sinuga täiesti aus, isa, ma tõesti ei tea, kuidas see toimub.
Kirik pole kunagi jõudnud mingi kindla teoloogiani, kuidas me ristil toimunu kaudu Jumala ees õigeks saame. Seda kutsutakse lunastuseks. Aga ma siiski arvan, et me ei peaks selle üle imestama. Kui me leiame, et füüsilise reaalsuse põhistruktuur on üle meie mõistuse, teadus jõuab sellele järelduse üha lähemale. Kas me peaksime siis imestama, kui Jumala maailma lunastamise keskne tegu on samuti meie jaoks mõistetamatu? Minu arvates mitte. Siiski on 2 mõtet, mida ma sulle asja selgitamiseks esitada tahan. Esiteks, isa, oluline on mõista, et Jeesus ei olnud lihtsalt üks inimene, kelle surm 2000 aastat tagasi sind vabaks teeb. Jeesus ei olnud süütu nii-öelda 3. osapool, keda Jumal meie asemel karistas. Jeesus on ise nii inimene kui ka Jumal. Mitte ainult tema üle ei mõisteta kohut kuritegude pärast. Tema on see, kelle vastu kurja tehakse ja kes mõistab karistuse kuriteo eest. Kohtunik ise sai kohtu aluseks. Seega pole tegemist 3. osapoolega, isa. On vaid 2 osapoolt, püha Jumal ja patune inimkond. Ja Jeesus, kes meie asemel suri, on mõlemad. See pole ebaõiglus, isa. See on mõistetamatu armastus. Teiseks, ilma et me püüaksime seletada, kuidas täpselt lunastustöö toimus või kas see pidi nii toimuma, on piiblis minu arvates piisavalt vihjaid näitamaks, et lunastus toimus just sellisel viisil. Ilma et me ütleksime, et Jeesus pidi meie eest surema, võime öelda, miks ta suri. Minu arvates aitavad Jeesuse surma mõtestada 3 põhimõtet. Esiteks, Jumal on püha Jumal. Seega ei sobi patt temaga põhimõtteliselt kokku. Patt on vastupidine tema loomusele, nagu arseen on vastupidine meie loomusele. Veelgi enam, kuna Jumal on täiuslik, siis peab ta olema enesega täielikult kooskõlas. Kui Jumal poleks mingil ajal enese loomusega kooskõlas, siis saaks ta seda olla vaid ebatäiuslikkuse suunas. Niisiis, Jumal on täielik vastand patule ega sobi sellega kokku. Kuid teiseks, pühadus ei ole Jumala ainuke omadus. Jumal on ka täiuslikult armastav. Piibel ütleb, Jumal on armastus. Ta lõi teised olendid oma armastusest ja ta on meid siiamaani meeletult armastanud, vaatamata meie üldisele pattu langenud olekule. Mitte arvestades meie pattu, tahab Jumal, et me võiksime igavesti koos temaga elada. See omakorda tekitab kohutava probleemi ja on minu 3. mõtteks. Probleem on järgmine. Kuidas saab lootusetult patuseid loodud olendeid teha püha Jumalaga kokku sobivaks, kes on absoluutselt patu vastu? Ma väidan, et selleks peab olema täidetud 2 tingimust. Esiteks, meie patud peavad saama lunastatud. Sellest lihtsalt ei saa üle vaadata. Meie kaldume vahel oma ebatäiusliku olemuse tõttu pattu 2 silma vahele jätma, aga sellegi poolest tunneme isegi meie, et on toimitud ebaausalt, kui tõsiseid kuritegusid ei karistata. Õiglus peab jalule saama. Teiseks, me peame saama muudetud Jumalaga kokku sobivaiks ja seega ka täiuslikeks olenditeks. Kui üks nendest tingimustest ei ole täidetud, siis tuleb meil oma igavene elu elada justkui arseen Jumala kõhus. Nüüd järgneb 10 punkti küsimus. Kuidas saavad need 2 tingimust täidetud? Piibliõpetuse järgi ei saa need kunagi täidetud inimese enda pingutuste tagajärjel. Meie patune olukord on selleks liiga tõsine. Jäetud oma pead, ei taha me isegi enda pattude eest maksta ja isegi kui me tahame, siis peaksime selleks surema.
igavesti surema. Meie patune olukord on nii tõsine, et me ei taha ennast muutagi ja kui me seda tahaksimegi, ei suudaks me sellega hakkama saada. Meie patu orjamine takistab meil igatsemast ja kindlasti saavutamast täiuslikust pühaduses. Kui need 2 tingimust peavad olema täidetud, siis saab seda teha Jumal ise, mitte meie. Ja see on, Isa, täpselt see, mis juhtus piibli sõnul Jeesuse Kristuse elus ja surmas. Jeesuses neelas Jumala armastus tema enda õiguse. Armastusest inimkonna vastu rahuldas Jumal ise oma moraalistandardi ning võttis endasse inimkonna patu ja sellega kaasneva karistuse. Inimesena sai Jumal nii-öelda patuks, et me võiksime saada õigeks Jumala ees. 2 Korintuse 5:21. Jeesuses maksab inimkond oma pattude eest ja Jumal mõistab pattude üle õiglast kohut, sest Jeesus on nii inimene kui ka Jumal. Seega on nüüd patud lunastatud ega ole küsimuseks Jumala ja inimese vahel. Sellega täidab Kristus esimese tingimuse, et meid Jumalaga kokku sobivaiks teha. Kristus täidab ka teise tingimuse. Me saame igavesti muudetud. Piibel ütleb, et kui inimene tunnistab, mida Jumal on tema jaoks Kristuses teinud, siis annab Jumal talle omaenda täiusliku õiguse, ainsa õiguse, mis sobib kokku Jumalaga. Kirjas roomlastele ütleb Paulus, aga sellele, kes tegusid ei tee, ei püüa Jumala armastust oma käitumisega välja teenida, vaid usub temasse, kes teeb õigeks Jumala kartmatu, arvestatakse õiguseks tema usk. Rooma 4:5. Kui sa usaldad Kristust kui oma ainukest lootust pääsemisele, siis, Isa, ei andesta Jumal sulle mitte ainult sinu mineviku, oleviku ja tuleviku patud, esimene tingimus, vaid ta annab sulle ka oma täieliku õiguse, see on see teine tingimus, ja ta võib pidevalt viimast teha, sest ta on esimese juba teinud. Sa saad uue, jumaliku olemuse. Me oleme uued loodud Jeesuses Kristuses, nagu ütleb piibel. Vana on möödunud, vaata, uus on tekkinud. 2 Korintuse 5:17. See loomulikult ei tähenda, et inimesed on täiuslikud sellest hetkest, kui nad oma elu issandale annavad. Usklik saab nii-öelda uue mina, mis identifitseerib ennast Jumala õigusega. Kuid siiski elab ta harjumusliku sõltuvusega vana mina mõtetest, tunnetest ja käitumisviisidest. Vana mina identifitseerib end kõigega, kuid mitte Jumalaga. Usklikud saavad uue olemuse, mis vastab sellele, kes nad tegelikult on, kuid erineval määral elavad nad siiski selle uue olemusega vastuolus. Vaid taevas särab Jumala igavese õiguse kingitus meist täiuslikult välja. Vaid siis osutub vana olemus valeks, mis ta tegelikult ongi. Meie elu maa peal peale meie pöördumist on lihtsalt üks aeglane liikumine selle lõpu poole. Veel palju rohkem oleks võimalik öelda Jeesuse töö kohta, kui meil aega oleks. Kui meie kokku sobivaiks tegemine Jumalaga oli Jeesuse põhiline motiiv ristil, siis samas oli veel palju muidki motiive. Näiteks teeb piibel meile selgeks, et Jeesuse surm ristil andis surmalöögi saatanale ja tema teemondlikele jõududele, kes on maailma oma võimuses hoidnud meie langemisest saadik. Vaata Kolossa 2.14 ja edasi ja Heebra 2.14. Samuti on selge, et teiste toimetuste hulgas tuli Jeesus meile juhtnööre andma. Ta tuli, et teha Jumal meile nähtavaks ja et anda meile täiusliku inimese eeskuju,
mille poole püüelda. See tundub kokku sobivat Jumala tarkusega tappa mitu kärbest ühe hoobiga. Kuid teistesse motiividesse me praegu sügavuti minna ei jõua. Ma loodan, isa, et minu seletused on sind aidanud. Ma lisan veel ühe mõtte. Kristuse töö on otse kui $1 000 suurune pangaarve, mille Jumal on iga inimese jaoks kõrvale pannud, et tema lapsed selle vabalt võiksid pärida. Ja ta tahab, et igaüks võiks olla tema laps, kuid see pangaarve seisab kasutult, kuni sina isiklikult oma sünniõigust tunnistad, isa. Sul tuleb see pärandus vastu võtta. Jumala ilus päästmise plaan on tühine, kui inimene seda, kui temale kuuluvat vastu ei võta. Kuid kui keegi saab päranduse, siis pärib ta kogu paketi. Kuigi sa oled patune, seisad sa hetkega Jumala ees Jeesuse Kristuse õigusega, kui sa usud. Mitte üht viga ta sinu küljes ei leia. Nii kaugel, kui ida on läänest, ütleb Piibel, nii kaugele viib Jumal meist meie üleastumised. Psalm 103:12. Sa võid kohtuda oma loojaga, kes on samas ka sinu päästja, rõõmuga ja mitte hirmuga. Mu palve sinu eest on, isa, et sa võiksid mõistmise panna tegudesse ja seda tunnistada kui tõde enda jaoks. Päri kuningriik. Kogu minu armastuses ja lootuses, Greg.